Täna tahaksin teile veel kord rääkida Starshipist, Cleveronist, nii-öelda pakirobotitest. Ma olen teinud varem selle kohta ühe video, see on siin üleval. Ja see video tegelikult, võiks öelda, et ärritas võib-olla kedagi, võib-olla vähem, võib-olla rohkem või ühesõnaga, ma tahaks ühe asja selgeks teha selle asjaga. Et mulle meeldib see tehnoloogia. Mulle tõesti meeldib ja mul on hea meel, et eestlased on midagi sellist välja mõelnud nagu pakirobotid ja üritavad seda automatiseerida, seda süsteemi ja nii edasi. Aga sellel videol on tegelikult väga palju kommentaare, mida teie ei näe, mis on kirjutatud osade kasutajate poolt mulle ja pärast ära kustutatud ja nii edasi, et neid on päris palju ja enamikku te neist ei näe. Ja kõigile neile, kes on kommenteerinud siis sel teemal, et see on prototüüp, tegelikult on selline masin juba olemas, nagu mina räägin selles eelmises videos, et mis siis nii-öelda pakki masinasse paneks ja on ka video siis sellest Cleveronil näiteks, siis ma natukene ikkagi puudutaksin siis veel korra. Kuigi mul polnud plaanis teha jätkuvideot, siis ma ikkagi selle hetkel teen ja räägin siis veel kord üle, sellepärast et Starship just alustas siis Mustamäe piirkonnas väiksel alal toidu kätte toomist Selverist, nagu ma aru saan. Pakirobotid ja nende kohale toimetatavad asjad, pakid, toit, nii edasi. Ma puudutan siis veel korra seda, et teha see asi nii-öelda, kas lõplikult selleks, aga nii-öelda rääkida oma seisukoht veel kord üle. Ja esimene asi, mis ma ikka kindlasti ütlen, on see, et mulle kohutavalt need masinad meeldivad tegelikult. Ma sõidan neist iga päev mööda ja mulle nad meeldivad, nad on üsna targad, neid on ikkagi see nii-öelda see töö, mis on selle taga, on tohutu tegelikult. Et need masinad suudaksid iseseisvalt sõita, et selles mõttes on asi super. Aga mis oli minu eelmise video point ja mis kas paljudele ei jõudnud kohale või nad ei vaadanud seda videot täielikult ära, see point on see, et mida nendega tegelikult veetakse ja kas see süsteem on jätkusuutlik. Jah, see robot ise on super, aga mida sellega vedada, see on see küsimus. Ja ma puudutan seda veel kord. Minu nägemuses ei õnnestu selle robotiga vedada toitu koju. Vähemalt mitte sellisel kujul, et see on mingi toit, mida sa tahad kohe süüa. Selle robotiga ei õnnestu mitte midagi, kui sellel ei ole automaatselt vastuvõtvat süsteemi. Ja see on see point, mis on minu selle eelmise video sisu. Ja kui sul pole süsteemi, mis võtab paki vastu, siis see robot tegelikult on üsna kasutu. Ta saab teha väga ja väga vähe asju. Ükskõik, on see Starshipi robot, Cleveroni robot, ükskõik milline robot see on, aga kui süsteem ei võta automaatselt vastu, ehk siis sul pole kodus seda automaatset pakiautomaati, siis on asi untsus tegelikult selle roboti jaoks. Jah, paljud viitasid sellele videole, mis on Cleveron teinud see reklaamvideo, et neil on automaatne see vastuvõttev postkast nii-öelda olemas. Aga see postkast sellisel kujul ja see pakirobot sellisel kujul ei ole tegelikult kasutuskõlblikult. Okei, kirjutage kõik kommentaarides, et see on prototüüp. Jah, loomulikult on prototüüp, aga räägime natuke sellest, et kuidas ma seda asja näen. See asi on praegusel juhul liiga keeruline. Nad on mõelnud väga ägeda süsteemi välja, kuidas see filmivad üles, näitavad, vägev on, aga see süsteem on reaalse elu jaoks liiga keeruline. Mida ma tahan sellega öelda? Tahan öelda seda, et mõelge nüüd peaga. Cleveroni robot on suurem, tal on see nii-öelda see välja tulev käpp, kus on see üks pakk siis peal. Kas ta suudab selle ise sealt sisust võtta enda seest välja, ma loodan, et suudab, eks ole, tulevikus, valib siis õige paki, või siis tal on see üks käpa peal, see vahet ei ole, ütleme nii, esialgu. Aga siis ta läheb selle nii-öelda postkasti juurde, postkast teeb ukse lahti, tõstab selle käpaga selle sinna sisse. Esiteks, käpp. Kas te kujutate ette, kuidas see käpp või ka see postkast töötab näiteks lumetuisus? Mina ei kujuta. Või paduvihmas. Ei kujuta. Okei. Oletame, et see asi on enam-vähem veekindel. Et ei juhtu midagi. Aga mitte igal pool pole lumi ega vihm.
hulga hullem asi sellistele tehnikavideotel on liiv. Ja liiv kipub olema sellistes piirkondades, kus on ka siin maailmas siis raha. Ehk siis siin mõningad Aasia riigis, kus saaks sellist asja nagu kasutada, siin ka muud piirkonnad, kus tegelikult võib tuisata vabalt liiva kõva tuulega. Ja kui liiv läheb sellise käpa seadmestiku vahele või nende ukse hingede vahele, siis ongi kõik tegelikult, ma arvan, selle masinaga, et see masin vajab kõva hooldust. Kas ta sealt ise ära sõidab? Ilmselt sõidab, aga korralik hooldus ilmselt kulub pärast seda ära. Ja see ongi see asi, mis mina ütlen, et asi on liiga keerukas. See on see probleem, mida mina näen, et see on liiga keerukas. Mingi käpasüsteem, jah, see on edev ja uhke, seda on äge nagu näidata nii-öelda reklaamvideos, aga reaalselt mingi käpaga opereerimine, ma ei usu. See minu pakutud variant, kus lihtsalt põhimõtteliselt asi töötab nii-öelda nagu autokallur, luugi lahti ja lükatakse pakk välja ja teiselt poolt tuleb luuk lahti postkastil ja läheb see pakk sinna lupsti sisse. Oluliselt vähem liikuvaid osi, oluliselt lihtsam ja seega on vähem võimalik, et midagi rikki läheb. On olemas sellised kallurautod tegelikult, mis sama põhimõttega pressivad siis selle nii-öelda oma koorma tühjaks. Et mitte kasti kalluta, aga lükkab välja oma koorma, mis iganes mulla liiva siis või mida siis kalluritega veetakse nagu ikka. Et selline süsteem on tegelikult olemas lihtsalt suuremal kujul. Et kui see sama teha väikseks, siis see minu meelest töötakski. Seega, kui me jätame kõrvale need Eesti olud, kus on siis lihtsalt lumi ja vihm ja tugev tuul, siis liiv, kõik sellised asjad, mis on mujal maailmas probleemiks, siis tolm, siis mida rohkem liikuvaid osi, seda keerulisem on seda seadet tegelikult töökorras ju hoida. Ja seetõttu mina sellesse käpasüsteemi ei usu mitte kriipsu eestki. Võib-olla tõesti on võimalik see teha nii-öelda väga töökindlaks, aga esmapilgul tundub see natukene nii-öelda kahtlane. Ja prototüübiks. Aga oletame, et see süsteem saab töökorda, see käpp töötab ühesõnaga, siis ikkagi jääb see teine probleem, postkast. Okei, sama probleem, et tahab kannatama ilmastikku ja nii edasi. Ja ta ei saa olla niisugune suur jurakas, nagu on selles Cleveroni videos. Ühesõnaga siuke 2-meetrine kast ja siis tõesti see käpp sinna üles seda paneb. Kuidas te kujutate seda ette siis, et see nagu päriselt nagu ka toimib? Et kogu see sisu tehakse lahti, seal on 5 riiulit võib-olla, ütleme näiteks väike kortermaja, 5-6 riiulit, igal ühel on üks sahtel või. Ma ei kujuta nagu ette, et võib-olla see toimiks, aga minu nägemuses see ei toimi. Pluss see postkast. Ma ei tea ühesõnaga. Võib-olla see postkast ei ole suur probleem. Aga mulle tundub, et see postkast võib saada ikkagi takistuseks. Just nimelt, kui palju neid on, kus nad on ja nii edasi. Ja mis selle postkasti hind on. Üks asi on see, et sul tuuakse praegu see 1,5 euro eest siis see pakk sealt Selverist näiteks ära. Aga kui sa ei taha seda ise vastu võtta, sul peab olema see postkast, mida ei ole hetkel olemas tegelikult töötavat varianti. Ja see tähendab seda, et sellel robotil ei ole mingisugust otstarvet. Ja see on see, millest ma rääkisin. Ei ole otstarvet. Mida sa sellega vead? Tõesti selle pitsa, okei. Kui palju need pitsateljad nagu reaalselt oleks, kes ootavad oma pitsat siis pool tundi, kui ta on täiesti külm. Ma lihtsalt läheks ja sõidaks ja sööks selle pitsa koha peal soojalt ära. Minu nägemus, okei, muidugi koju tellitakse toitu ja nii edasi. Aga see peab olema ikka üsna lühikesed vahemaad. Ja see eeldab, et robotid on palju, oluliselt rohkem, kui need praegu on. Ja et see süsteem nagu ära tasuks, ma ei kujuta ette hästi. Ma tõesti ei kujuta ette. Üks pitsapoiss ühe autoga või ma ei tea rolleriga, millega iganes kas jalgrattaga, siis selle ühe auto hooldus, ma kujutan ette, et ei maksa põrmugi rohkem
kui selle pakiroboti hooldus. Ja kui need pakirobotid on ühe veo, sõiduauto asemel ütleme siis 10 näiteks, siis on kulu hoopis teine. Eelmise video point ja ka selle video point oli see, et ilma postkastita, ilma targa postkastita ei ole selle robotiga mitte midagi teha. Mitte midagi. Mitte midagi ei ole sellega tegelikult vedada. Jah, nagu ma ütlesin, on äge, kas või praegu ma viitsi isegi proovima minna seda, et võtta see siis tellida Selverist endale karpküpsiseid näiteks selle robotiga. Ma ei viitsi seda teha praegu. Et võib-olla midagi, nagu ma ütlen, on äge, kui ta tuleb, alguses on äge, esimest korda on äge, teist korda on äge, aga siis on kõik. Nii nagu praegu on selle tavaliste siis pakkide kätte toimetamisega, kui see on kulleriga. Kuller saadab sulle selle sõnumi, et jah, tuleb täna või homme vahemikus näiteks 12–14. Ole kodus. Ära mine tööle või vaata, et keegi vähemalt oleks kodus. Ja siis, kui on vaja allkiri anda, näiteks kallim pakk on, siis sa pead tegema mingid volitused, särke, värke. See ei ole niisama, et sa lihtsalt keegi võtab selle paki vastu kas või naabrimees. Ei saa niimoodi teha. Nad ei anna selle naabrimehele tegelikult paki kätte. Ühesõnaga, et ole kodus ja sama asi on ju selle robotiga. Robot ei vähenda mitte kuidagi kulutusi. Ei nende inimeste kulutusi ja vaevalt, et ka selle siis sõidukulu, kui see üks mees veab selle pakid siia piirkonda laiali või siis teeb seda 5 robotit selle asemel, et hetkel ilma tarkade postkastideta ei näe ma robotitel mitte mingit tulevikku. Jah, nad on tõesti see nii-öelda see testperiood, prototüübi periood, nad on tõesti nii Starship kui Cleveron on teinud muidugi suurt tööd ja au neile selle eest, aga see teine pool on puudu, ehk siis see kliendi pool on puudu. Et see algne idee, et lähed ja võtad oma ägeda paki ja robot sõidab ise, jah muidugi see on äge, aga sa ei passi neid pakke. See on see point, et sa ei passi neid pakke seal võtta. Ei hakka ootama, sa ei oota seda robotit. Inimest ootad, okei, ta on vähemalt inimene, aga robotit ootad sa veel vähem. Et võib-olla see on nende jaoks huvitav, kellele sõida need robotid iga päev põhimõtteliselt majast mööda. Et neil on jah, robot, vaatame. Minul on siin niimoodi, et keegi ei näegi neid roboteid sisuliselt, et nad on elu osa juba täiesti ja see on tegelikult tore. Et tõesti vahest aitatakse neid lumehangest välja siin talviti, aga that's it nagu, et ta on täiesti elu osa, mis mulle tegelikult väga meeldib, et inimesed on omaks selle võtnud, see ei häiri kedagi, nad toimetavad täiesti oma ette, aga sa pead minema koju, põhimõtteliselt näiteks robot tuleb kell 12:30, sa tuled lõuna ajal siis töölt koju, sõidad sellest robotist mööda samal ajal ja siis jõuad koju uksed ja tema sõidab koju ukse, et siis saad paki kätte. Et see on selline, minu jaoks on see nonsense, et seal ei ole tulevikku sellisel süsteemil. Vaja on seda robotit ja on vaja automaati, mis võtab kodus paki vastu. Siis ma ütlen super värk, väga äge ja see asi töötab ja seda on kõigil vaja, mitte kõigil, aga paljudel inimestel oleks sellist asja vaja ja nad oleks selle eest valmis ka maksma. Ja see oli mu eelmise video point ja see on ka selle video point ja ma loodan, et see asi nüüd selge. Ma ei räägi siin sellest, et okei, see on natuke prototüüp ja nii ja naa. Jah, loomulikult see ei olegi teema, aga tuleks mõelda nagu edasi, kuidas see asi nagu reaalselt toimib, et lihtsalt Selverist kilekotiga toitu tuua koju, see ei ole see teema. Enamik inimesi ei ole kodus, seega pole ka selle turgu. Nii lihtne see ongi. Ja kui sa tahad saada pakki näiteks kella 5-st kella 7-ni, pärast mida sa tahad süüa teha, ja sellel vahemikul on põhimõtteliselt ütleme näiteks 10 robotit seal Mustamäel sõitmas, siis saavadki paki ainult 10 inimest. Kõik. Võib-olla mõni jõuab teha ka 2 sõitu. Aga kui me arvestame, kui palju selles piirkonnas on inimesi, siis on see läbikukkunud projekt selles mõttes. Et kiiremas korras tuleb mõelda välja odav süsteem, kuidas see robot suudaks panna paki automaatsesse postkasti, mis on sul kodu juures, või üsna lähemal. Lähemal, kui on pood ja need suured pakiautomaadid, mis praegu igal poodide juures on. Et see on see teema ja ma arvan, et sellega tuleks midagi ette võtta. Muidu jäävadki need asjad prototüüpideks ja tõesti
üksikuid Selveri kilekotte ja paari pitsat koju tooma, aga see, ma arvan, ei ole selle firma eesmärk. Ei Cleveroni ega Starshipi eesmärk ei ole tuua paari Selveri kotti ega 3 pitsat. Neil on oluliselt suuremad plaanid ja ma olen nende plaanide poolt. Laske käia, mehed ja naised, aga see on poolik või ütleme, isegi kui on nagu mõlemad pooled olemas nagu Cleveronil, siis see asi on liiga prototüüp. 2020 peaks nad sõitma hakkama. See tähendab seda, et praegu 2 aastat on jäänud, eks ole, jah, arutame õieti. Praegu peaksid saama esimesed inimesed omale postkastid koju nii-öelda. Kas nüüd koju, aga kas või kuhugi kohta. Ja mitte see käpaga süsteem, mida põhimõtteliselt ma kujutan ette, et iga päev kontrollitakse, kas see töötab, vaid see pole mingi praegu juba lollikindel süsteem. Aga see käpp, ma ütlen ausalt, ma sellesse ei usu. Tuleb kõva tuul ja puhub sul selle käpa pealt paki minema, enne kui see postkasti jõuab. Kas on keegi sellele mõelnud? Ma ei kujuta ette, et see asi nagu minu jaoks on ikkagi liiga toores, et 2020 tulla välja paki automaadiga ja paki robotiga, millel on küljes käpp, mis selle sinna automaati paneb. Ma sellesse käppa ei usu. Käpp töötab kinnise süsteemis, mis on suletud, kus pole tuult, vihma, tolmu, liiva, kõike sellist kraami, kus ei ole, mis on nagu puhas ja see on ka töökindel, siis ma usun sellesse. Aga see, kus ta on nii-öelda vabas õhus, see peab olema ikka oluliselt robustsem ja töökindlam värk. Et võib-olla ma eksin, võib-olla mitte, aga 2 aasta pärast peaksime nägema, milline on siis see robot, mis läheb tavakasutusse. Kõike head teile ja jääme ootama.